Eestimaa külmema koha peal asuvast roosikasvatusest, kus kasvataja on ühtlasi ka müüja, on kindel oma koduaedagi roosid valida. Saab nõu küsida ja õitsemise ajal eelvaatlust tegemas käia. Kuidas siin siis rooside kasvatamine ja paljundamine käib? Meil käib nagu enne muista. See tähendab, et kõik on käsitöö ja põllu peal. Põllu peal on näha siis, kuidas kasvab alus. Alus kasvab siis kuni silmastamise ajani. See on augustikuus alustamine silmastamist. Ja see on siis väikese pingikese peal, käsitööna, teelõikesse ja niimoodi siis umbes 6 aega. Need roosid, mis minul siin põllu peal kasvavad, nemad on juba ka aasta siin juba talvitunud. Et nad on meie oma külma talve tunda saanud. Minu talu nüüd, kus see roosikasvatus toimub, asub väga külmas piirkonnas. Ja see sordivalik on siis Eesti oludesse samuti sobiv. Kui osta nüüd näiteks tõesti ainult pappkarbi peal oleva pildi järgi roosi, siis kunagi ei tea, et mis seal sees on, kas seal on ikka see, mis pildi peal ja kuidas ta meil talvitub. Ja pookematerjal tuleb täpselt siit samast. Ja on ka sorte, mis meil siit välja lähevad ja kui nad just ei ole väga erilised ja väga head sordid, siis uuesti ma neid ka panema ei hakka, sest ütleme, sordivalik on ju tänapäeval väga rikkalik, et siis juba pigem proovida midagi muud. Millised on haiguskindlaimad sordid? Neid on muidugi tegelikult hästi palju. Kõige enam müüdud sort oli aspiriin, mis on ääretult talvekindel, ääretult õierohke. Kui soovitakse endale lollikindlat roosi, siis võt see aspiriin vastaks sellisele soovile. Et tema on väga haiguskindel. Roose sorti, mis haiguskindlad on veel tegelikult väga palju. Lions Rose on väga ilus uus roos, mis on väga haiguskindel. Gebrüder Grimm on väga haiguskindel. Kollased roosid kipuvad ju olema ju haigusõrnemad, aga väga haiguskindel on Lampion. Siis pinnakatte roose on väga palju haiguskindlaid. Gärtner Freude näiteks. Siis on Matador, mis on väga haiguskindel. Väga hea on, kui roosid saab osta kasvataja käest, kes ise ka oma laias neid sorte on näinud ja kasvatanud, et kellel on kogemus nende sortidega, kes ise neid tunneb ja teab, et kes ei ole neid ainult oma konteinerites näinud, eks ole, et siis ta oskab nagu seda kindlasti paremini nõustada. Ja on ka selline lihtne märge tegelikult roosisortide juures, mis viitab ka haiguskindlustele, see on ADR. Et ADR on siis tegelikult saksa päritolu selline märgistus, mis näitab seda, et seda roosisorti on kontrollitud, erinevates katseaedades jälgitud ja kui siis sellise pikaajalise jälgimise tulemusena talle on välja antud see ADR sertifikaat, siis seda võib hetkel usaldada küll, et sellega on isegi nii, et kui mõni roos muutub aja jooksul nendele seenhaigustele vastuvõtlikuks, siis on ka seda ADR sertifikaati ära võetud. Kuidas nendes lõpututes liigitamistes ja sordirühmades orienteeruda? Kui räägime nüüd ametlikest sordirühmadest, siis on tegemist polüantroosidega, mis on väikeseõielised, madalakasvulised. Paljud neist on näiteks isegi pinnakatteroosid, nagu kui kasutada rahva pärast nimetust. Paljud on püstise kasvuga madalad peenlaroosid, jälle kui kasutada rahva pärast nimetust. Siis on tegemist suureõieliste kobarroosidega, mille ametlik nimetus on floribundroosid. On lisaks veel suureõielised roosid, mis valdavalt asuvad oksa küljes kas siis 1, 2 või 3 kaupa, vahel ka 5 kaupa
aga mis on nagu meenutavad oma kujult kõige rohkem lõikeroosi, need on siis D-hübriidroosid. Lisaks nendele on siis põõsasroosid, pargiroosid, mis koosnevad, ametlikud sordirühmad on neil on väga kirju sortiment, on seal Bourboni-roosid, Damaskuse roosid, Rugosa roosid, aga mida rahvas võtab siis nagu valdavalt kokku nimetustega põõsasroosid ja pargiroosid. Ametlikult ju absoluutselt sellist sordirühma kui peenraroosid olemas ei ole. Aga ta on pigem selline inimese jaoks välja mõeldud nagu abistav, selgitav nimetus selle roosi otstarbest, et mida siis temaga saab teha. Et peenrasse me üldjuhul paneme selliseid madalaid roose, mille kasvukõrgus jääb 60 kuni 80 sentimeetri piiresse ja mis on valdavalt püstise kasvuga. Minu aias siin Roosoja talus on hästi palju erinevaid pinnakatteroose näha. Pinnakatteroosid on siis sellised madalakasvulised, natukene laiuva kasvuga, mis võivad oma kujult olla päris lamanduvad, aga võivad olla ka püstised laiuvad. Kasvult nad enamasti, mitte küll alati, jäävad suhteliselt madalaks. Nende õiekuju on siis väikene kuni keskmine, on lihtõielisi, on täidisõielisi, aga neil kõigil on valdavalt üks väga hea omadus, mille pärast nad sobivad ka eraaeda väga hästi. Nad on väga talvekindlad ja see on ka põhjus, miks siinsamas Roosoja talu aias neid nagu nii palju on. Ja tuleb kindlasti ka juurde. Mina neid rohkem ei ole nüüd talveks katnud, kui ainult üles mullanud siis üks ämbritäis mulda ühe roosi kohta ja talveks täiesti sellest piisab. Ja järgmine olekski siis peenraroosid. Peenrarooside sortiment on nüüd Eestis kõige kirjum. Neid on tõesti, neid on kõiksugustes värvitoonides, ka musta roosi ja sinist roosi, mida väga palju küsitakse, mis tegelikkuses on siis ju tumepunased või sellised säravlillad. Ja seal on, nagu ma ütlesin, on pisikeste õitega rohkeõielisi roose, suurte kobarõitega on lõikeroose, et seal on kõige rohkem on võimalust valida ja seal on ka kõige rohkem võimalust eksida, sest selle roosi sordirühma külmakindlus on täiesti absoluutselt seinast seina. See on nüüd selline sordirühm, mida valitakse tihtilugu emotsiooni ajel kõige rohkem, mida ei uurita varasemalt tuttavate ja interneti kaudu siis, et mis oleks siis meie oludesse see kõige parem ja sobivam, vaid õie järgi või siis pildi järgi. Aga kuna siin on ka neid kõige rohkem neid külmaõrnu esindajaid, et tasuks teha natukene eeltööd. Aga mis minule endale väga sordirühmadest veel meeldib, minule väga meeldivad põõsasroosid. Et põõsasroosid on siis sellised, mis on peenraroosidest kõrgemad, aga mitte ka väga, nad ei vaja siiski toestust, et kõrgus võiks olla selline meeter 20, meeter 50. Nad annavad juba aias ilmet, ei mõju kunagi juhuslikult istutatud põõsana ja nad on väga rohkeõielised. Külmakindluse poolest ka, siin on jälle vähem võimalik eksida, kui istutada aeda üks põõsasroos, sest nad on ikkagi hulka kindlamad, kui on peenraroosid. Ja siinkohal räägiks ka sellisest huvitavast rahvakeelsest sordirühmast, nagu on uusantiikroosid, mis kuuluvad siis ka põõsasrooside sortimenti. Kõrgema kasvulised õie poolest siis. Nad on hästi täidetud, nende õied on natukene sellise lameda kujuga või võiks öelda kaussja kujuga ja valdavalt ka väga hästi lõhnavad. Miks siis selline nagu sordirühma nimetus, kust ta on siis tulnud? Et on ju ilusad küll, aga miks siis uus ja miks siis antiik, et need ei käi ju nagu hästi kokku. Et antiik tuleb siis sealt, et need vanad antiikroosid on nendele väga sarnased, et õie kuju poolest, et sellised suured, hästi täidetud, lõhnavad roosid, mis kahjuks olid ühe korra õitsvad. Ja siis see uus seal ees tähendabki seda, et nüüd on saadud siis uued sordid, mis õie poolest meenutavad neid vanaaegseid roose, aga annavad õisi korduvalt kuni sügiseni välja. On olemas näiteks selline rühm roose, millel on teine sõna on renessanss.
näiteks Claire Renaissance, Isabelle Renaissance, Bella Renaissance ja nii edasi, neid on päris palju. Ja selle sordi külmakindlus on ikkagi vaja järgi katsetada ja meie oleme siin nüüd seda katsetanud. On asju, mis peavad väga hästi vastu ja on asju, mis on paraku niimoodi, et igal kevadel tuleb suhteliselt maapinnani tagasi lõigata. Üks sort, mida võin siis välja tuua, mis on väga-väga ilus ja minu oma aias ka rohkelt esindatud, on Claire Renaissance, mis on väga vastupidav, terve, tugevate okstega, imeliselt lõhnav. Tema põõsas on selline, et tal on küll suured ja rasked õied, aga kõik need tugevad oksad kannavad tema õied ära ja mis on täiesti absoluutselt imeline roos. Ja on veel eraldi põõsasroosi sordirühm, mis on nii nimetatud inglise roosid. Inglise roosid on nagu siis uus antiikroosid. Nad näevad siis nagu üsna sarnased välja. Erinevus on siis selles, et inglise roos tohib öelda ainult Inglismaal David Austini poolt aretatud roosi kohta. Ja need siis David Austini poolt aretatud roosid on siis ka väga võrratult ilusad, suureõielised, lõhnavad ja valdavalt ikkagi põõsasroosid. Mitte need kõik, aga valdavalt ikkagi kõrgema kasvulised. Ja natukene sellise laiuva kasvuga, talvituvad väga hästi ja ka on väga haiguskindlad. On ka õrnemaid ja ka haigusõrnemaid ja talveõrnemaid sorte, et siin tuleb lihtsalt teada, mida sa endale aeda muretsed. Kes ütleb väänroos, kes roniroos, nimetamise küsimus. Kuidas väänrooside sordirühmadega on? Roos tõepoolest ei ole ise roniv, et ta on pigem väänduv, et tal ei ole midagi seal köitraagusid või midagi lehtedega ei võtta ta kinni toestusest, ega on pigem õige nimetus on väänroos, kuigi rahvakeeli on jälle enim kasutust leidnud sõna roniroos. Ja kõige levinum väänroosi sort on Flammentans ja konkurentsitult. Tegemist on siis roniroosiga, mida juba siin Vene ajal leidus iga teise maja ees, mis on ääretult rohkeõieline, punane, väga kõrge, väga laiu ja väga talvekindel. Ronirooside puhul tuleb nagu kindlasti vahet teha, kas roos on ühe korra õitsev või on korduvõitsev. Ja kas ta on kõrgekasvuline või ta pigem Eesti oludes kipub jääma kõrgeks põõsaks. Kuidas suvel roose hooldada, eriti neid äraõitsenud õisi, mida tuleb pidevalt. Kõigepealt hakkavad ära õitsema üksikud õied ja üksikud õied siis eemaldad seal kobarast ühekaupa. Roosi peenargus on ära õitsenud õied ja siis peenra all on kogu see ära õitsenud õie kroonlehepudi, ei näe just kõige parem välja. Et see on üks lakkamatu töö, eriti kui on tegemist kuuma ja kuiva suvega. Et see on tõesti nii, et osade sortide puhul õied õitsevad ära päevaga ja oled eelmine päev lõpetanud ja vaatad, et jälle on vaja alustada. Kuna meie aias on tõesti väga palju roose, siin on 300 roosikanti, siis kõigepealt me lõikame ära need õied ja pudistame need ise puhastuvate rooside puhul, aitame pudistada sinna põõsa alla ja me tõmbame need kokku tolmuimejaga. Kui kobar õitseb, võtate ühekaupa, sealt murrate õisi ära ja kui kogu kobar on ära õitsenud, siis lõikate kobara tagasi nii, et ikkagi 1-2 lehte lisaks kobarale. Valida see pung, mis vaatab väljapoole. See on selleks hea, et see uus oks siis kasvaks mitte põõsa sisse, vaid siis ikkagi väljapoole. Ja praktikas ei näe see asi sugugi niimoodi välja, et ma nüüd tõesti igat oksa jälgin ja loen neid, kas on ikka 2 lehte või on äkki 1 leht. Et see käib ikkagi suhteliselt kiiresti ja kui on siis 1 leht ja pole hullu midagi. Ja sellepärast ongi hea lõigata seal paar lehte peale kobarat ka, et need uued õiekobarad tuleksid jälle tugevate varte peal. Et teinekord need ülemised pungad on sellised nõrgad ja sealt ei tulegi seda korralikku õit välja, et sellepärast ongi hea võtta selline paar lehte ka, et siis saad jälle ilusa kujuga endale ka põõsa, et siis kui sa lõikad natukene tugevamalt, see põõsa kuju on ka parem. Ja mida teha sügisel? Miks ja kas mullata? Kas lõigata? Miks eemaldada lehed? Muldamine võiks olla niimoodi,
umbes sellel ajal, kui sa võtad ka rooside pealt ära lehed. See võib olla ajaliselt kusagil seal oktoobri lõpupoole või see oleneb väga sellest temperatuurist, mis parasjagu on. Kui on lehed, siis tegelikult lehtede pealt ka toimub aurustumine nii-öelda. Ja kui lehed jäävad külge, siis see muudab selle roosiga natukene talveõrnemaks. Ja lehtedega, kui lehed võivad olla ka seinahaigustega nakatunud, siis järgmisel aastal võivad jälle need samad põõsad uuesti nakkuse saada sealt. Et mida vähem neid seeneeoseid mulda jääb, seda parem. Et siin on nagu mitu põhjust, miks neid lehti ära võtta. Eriti tähtis on ta ikkagi haigustunnustega rooside puhul. Ja ütleme nii, et kui see koht on teie jaoks ikkagi, et tahad see koht, et oleks ilus, et siis see põõsaste, ka talvine kaetud põõsaste üldmulje on ilusam, kui on ikkagi need lehed ära võetud. Valdavalt mina ei soovita sügisel üldse lõigata, et kui teil on vähegi võimalik roosid niimoodi kinni katta, et te sügisel ei lõika, siis see oleks roosile põõsa seisukohast kõige parem. Jälle kõige halvem asi, mis sügisel teha saab, on see, et teostada võimalikult varane lõikamine ja seejärel jätta roosid katmata. Sest varase lõikamise puhul, mida ei ole, sinna tuleb ju taas kasvatada. Et kui lõigata, siis õige järjekord oleks siis selline, et kõigepealt mullata, lehed ära võtta, siis oodata, vaadata, mis ilm teeb ja kui ilm tõesti näitab seda, et vot nüüd läheb külmaks ja see aeg on meie talus olnud siin kusagil detsembri alguses lausa, siis lõigata. Ja lõigata ainult siis sellisel juhul, kui sa planeerid selle põõsa korralikult kinni katta. Sest see, et kui sa nüüd jätad need mullatuna ja siis lõigatuna, see ei ole nagu piisav põhjus lõikamiseks. Sest kui külm võtab ülevalt poolt mullahunnikut need roosid niikuinii ära, siis kevadel on vaja niikuinii üle lõigata. Mina ei näe sellel nagu vajadust. Ainukene sügisene lõikamisvajadus on sellisel juhul, kui sul need roosid muidu ei mahu korraliku talvekatte alla ära. Ma kadedusega kuulan alati, kuidas minu klientidest umbes 90% räägib, et nad flammetantsi ei kata. Ma olen tõeliselt kade, sest nii palju, kui nüüd need aastad 3 talve on siin talvitunud minu flammetants, siis tema kindlasti vajab siin piirkonnas katmist. Ja samuti vajavad sellised ajaloolised roosid, mis õitsevad teise aasta okstel. Et siinkohal vahest ikka on kuulda, et inimene räägib, et ostsin roosi, kasvatab oksi, kibuvitse ei ole, aga ei õitse. Et see on siis selline roos, mis õitseb teise aasta oksal ja kui nüüd seda iga sügis tagasi lõigata, siis sa ei näegi õisi kunagi või näed sa ainult neid kõige alumistel okstel ja vähesel hulgal. Kõik läheb talve alla, kõik pikad oksad. Kui sa lõikad maha, sa lõikad oma õied maha. Ja nendega tuleks nii talitada, et painutada need oksad võimalikult vastu maad. Ja nüüd minu kogemus siin väga külma koha peal näitab, et kui ma ta ikkagi päris vastu maad ei talvita, siis ta mul ikkagi need oksad jäävad pruunilaigulised ja mul tuleb nad ikkagi kevadel maha lõigata. Ükskõik kuhu vastu maad, kas sinna peenrasse, kus ta on ja kui ta on teil keset muruplatsi, see roniroosi põõsas, siis muru peale pikali. Ja mulle on minu kallis elukaaslane teinud sellised väga otstarbekad konksud, mis siis koosnevad armatuurrauast ja jupikesest kastmisvoolikust. Kastmisvoolik on seal peal selleks, et ma ei rikuks ära selle roosioksa koort. Ja 4 konksuga ma tõmban suure roniroosi ikkagi vastu maad. Ja oluline on see, et ta ei jääks ka niimoodi, et ta sealt juurest, kus ta välja tuleb, et ta sealt kerkib meetri kõrgusele õhku ja ainult otsad on vastu maad, vaid oluline on see ikkagi, mida lähemal juurele, seda olulisem osa see meie jaoks on. Vanemate rooside puhul, kus on tõesti need oksad jämedad ja niimoodi seal tõesti on see painutamine võib olla raske, aga seal on ka veel üks nipp, mida teha siis annab, on see, et lõigata vanu oksi välja ja iga-aastaselt lõigata ikkagi need kõige jämedamaid ja vanemaid oksi välja. Ja teie roniroos ongi noorendatud ja põõsas näeb palju parem välja ka lisaks sellele, et teda on kergem katta. Ütleme näiteks, kui ma toon näiteks roniroosi flammentants, siis flammentants õitseb teise aasta okstel
Kevadel on tal nüüd siis need oksad, mis hakkavad see aasta õitsema. Suvel need õitsevad ära ja peale õitsemist ma lõikan kõik need oksad välja, mis õitsevad. Ja ta on juba hakanud kasvatama kohe kevadest alates neid oksi, mis on hästi jämedad, tugevad ja võimsad, aga mis sama aasta õitsema ei hakka. Samas on need oksad ka väga kenasti painduvad, sest nad on noored oksad. Roos ei kaota midagi oma väljanägemises, aga temaga on hoopis kergem talitada. Milliste taimedega roosid lähestikku istutada tasuks? Mis annavad head fooni või täiendavad õitseaega? Imeilusad on roosid koos okaspuudega. Kui vaatame siin üleüldist trendi rosaariumites, siis väga palju on kokku pandud pukspuudega, väikeste pukspuuhekkidega rooside vahel, igasuguste okaspuu vormidega, madalate vormidega on väga kena, sest need annavad sellise rahuliku tausta. Ja samuti on nad väga dekoratiivsed kevadisel ajal, kui roosipeenrad näevad välja nagu ülesküntud uudismaa ja ei ole sugugi mitte dekoratiivsed. Et siis on kena vaadata, kui seal vahel on sellised säravad okaspuud. Ja muidugi kindlasti ei tasu ära unustada sibullilli. Kipslilled, kivikilbikud mõjuvad alati väga hästi ja samuti on näiteks lavendel, kollased, oranžid, roosid lavendli äärisega. Et on väga ilus. Ja muidugi elulõngad. Elulõngad ja roosid on tegelikult mõlemad sellised, mis toovad värvid aeda. Ja nende õitsemisajad on ka sellised, et kui roosi kõige suurem mass õitsemine on nüüd juulikuus ja augustikuus hakkab roosi õitsemine tagasi tõmbuma, siis elulõnga mass õitsemine hakkab just augustikuus. Ja meil on siin päris mitu peenart, kus me oleme katsetanud neid ühes peenras kasvamas ja kokku sobivate värvide korral saab väga kena tulemuse.